Nii, tere päevast. Olen saabunud surnuaeda. Tulin siia raadile, et natukene mõtiskleda. Täpsemalt soovin jätkata seda mõtisklust, mida ma alustasin nüüd paar päeva tagasi. Ja mul on väike selline kiiks, et ma võimaluse korral üritan leida koha, kus oleks nagu, mis illustreeriks seda mõtisklust hästi, jah? Mis oleks mõtiskluseks sobiv. Ja kuna see mõtisklus oli 4 iidolist, keda absoluutselt kõik inimesed tahavad kummardada, siis surnuaed on sellise mõtiskluse jaoks ideaalne paik, sest pärast surma need iidolid enam ei kummardata. Sest ollakse natuke teistsuguses olukorras, jah. Ja need 4 iidolit, tuletan meelde, oli siis võim, raha, au all peeti siis silmas tunnustus, prestiiži ja naudingud. Ja mis selle 4 iidoli kummardamise huvitavaks teeb, on see, et inimesed ei kummarda neid iidoleid võrdselt. Igal inimesel on oma selline gemüüse või selline segu tehtud. Ja igal inimesel on mingid iidolid, mis on väga nõrgad, praktiliselt ei kummardatagi või kummardata üldse. Ja siis on üks saadik, kes on domineeriv. Ja see on kõige raskem nagu lahti saada. Ja kuidas siis aru saada, mis olukord inimesel on, selleks on olnud väga lihtne harjutus, et tuleb hakata elimineerima järjekorras, neid, mis on kõige vähem olulised elus, jah. Ja siis jõuab lõpuks selle välja mis on kõige selline kõige olulisem, mida tahetakse kummardada ja mõte on selle harjutusel see, et kui tead, kes on see kõige hullem vaenlane, siis oskad adekvaatselt edaspidi reageerida. No nii, ja mina siis hakkasin elimineerima. Leidsin kõige vähem oluline mu elus võim, sest mulle ei meeldi, kui keegi ütleb, mida ma pean tegema ja mulle ei meeldi teistele ka öelda, mida tegema peavad. Ja kui ma mõtlen oma töökohtade peale minevikus, siis kõige rohkem on ärritanud igasugused mikromanagerid, aga ka need, kes sellist hägu teevad. Sellist, üks on üks, teine ei tea üldse, kuhu me liigume. Aga näiteks, kui on väga selged tööülesanded, mida ma olen täitma, siis on ei ole kunagi probleemi olnud. Siis teise järjekorras ma elimineerisin raha, sellepärast, et võiks elimineerida naudingud, aga kui ma elimineerin naudingud, eks ju, siis mis mõte selle raha siis on? On mingisugune number kuskil pangaarvel või? Ja ma olen teinud palju oma neid reisivideosid ja mõned reisid on olnud väga kaugetesse kohtadesse, ei saa mõned inimesed võib vaadata ikka mõte, et palju see maksab, eks ju. Siis, kes on palju reisinud, teab, et alati ei maksa seda Skyscannerit ja Google Flightsi ka väga vaadata, eks ju. Et on võimalik reisida eri pakkumistega ja teha igasuguseid trikke, imenippe. Üks väide mul on olemas, et ma olin peatusin mõned päevad või ööd Buenos Aireses rikasse rajoonis. Hotellituba oli mul lausa vanniga, väga suurte mugavustega ja see öötasu oli mul 17 eurot öö. Ja ma foorumis arutasin seda, ütlesin, et nii palju ma maksin ja selle peale öeldi mulle foorumis, ma valetan. Lihtsalt valetan. Selline asi natukene võib-olla ärritas, et mis häda mul on valetada, eks ju. Ma ütlesin, et mul ei ole probleemi, et ma saadan kohe koopia oma broneeringust, et siis te ise näete, et kõik on õige, jah. Ja tõenäoliselt jah, et kui tunda natuke inimeste psühholoogiat, et inimesed kardavad näiteks ilma majutuseta jääda ja reisida ajal, kui võib-olla enamik inimesi reisida ei taha. Ka päevadel, mida enamik inimesi reisida ei taha, siis on võimalik niimoodi, et verd tuleb ninast, suust ja kõrvadest. Aga on võimalik ka reisida, ka siis, kui on vähe raha. Näiteks minu edasi-tagasi pilet Tallinnas Buenos Airesesse maksis circa 800 eurot, mis on, kui teate Skyscanneris selle ja Google Flights, siis näete, see tegelikult hind ei ole. Et ühesõnaga, kui raha ei ole, on ka võimalik teatud pingutuste ja teatud loobumiste hinnaga on võimalik siiski elu nautida. No nii. Et järgmine siis ma varesed kraaksuvad, mind natuke närvis, mind on varesed minevikus mulle pähe lennanud ja mind
küüsi skalpi löönud ja noaga üritanud äsada, või noaga, nokaga, noaga õnneks veel mitte. Et nii, et varesed ajavad mind natuke kergelt närvi. Aga olgu, ma lähen suurema tee peale, siis võib-olla nad seal ei ürita mind rünnata. Nii, ja see oli siis see raha, eks, mille ma elimineerisin. Ja siis lõpuks jäid siis nagu naudingud ja see au ehk see tunnustus, jah. Ja kui ma ise saaksin ennast kokku panna nagu mingi mosaiigimängu või pusle, nagu omas eesti keeles öeldakse, siis ma jätaksin oma iidoliks kõige viimaseks, kes on kõige raskem lahti saada. Ma jätaksin selleks iidoliks endale naudingud. Aga kahjuks see minu puhul nii ei ole. Et jah, me ise võib-olla ei otsusta, kuidas me selle pusle endale kokku paneme. Keegi teine on seda meie eest teinud. Ja siis kahjuks on nii, et naudingut tuleb elimineerida enne. Ja see on see tunnustus. See on see kõige raskem, jah. Aga sellest on ka oma, ma selle tänase mõttiskust võib-olla teeksingi sellest, et kuidas sellest viimasest lahti saada. Sellest on oma meetodid, need on natukene võib-olla mõned valulikumad, mõned vähem valulikud. Üks meetod on see, et astuda lihtsalt süsteemist välja. Ja see on natuke see Savisaare case oli, kes ütles, et tema ei osanud süsteemis, aga okei, et inimesed astuvad süsteemidest välja, seda näeme, ütleme, see on see võõrdumine, eks ju, et enam ei olda osaline. See on natuke kurb, aga mis seal ikka. Seda tehakse ka riikide tasandil, kõige selgem näide riikide tasandil on kindlasti Hiina. Hiina tahtis mängida suurte poistega, eks ju, aga teda ei võetud mängu ja siis ta tegi oma süsteemid ja on praegu väga-väga edukas riik ja edukamaks saab. Ja siis näiteks ütleme ka kas võtame meediasektsioon, on üks peavool ja on kõrvalvool ja on tekkinud väga huvitav olukord, kus paljud kõrvalvool tegelejad on tegelikult ju palju edukamad kui peavool omad. Ja peavool et see võõrdumine on selles mõttes huvitav, et kui sa oled nagu võõrdunud sellest, siis selleks, et süsteem käigus olla, tal peab olema mingisugune inimeste hulk, eks ju, taga. Ja kui neid inimesi ei ole, siis see süsteem kukub ise kokku. Et see on üks viis, eks ju. Teine viis on nagu olla teisest liigist. See teine liigi mõte tuli mulle siis pähe, kui ma nägin YouTube'is ühe videos, ma vaatan YouTube'is kogu aeg teiste inimeste videosid. Et seal oli selline video, kus see oli tehtud selline šokeeriv video meelega, et seal oli need inimesed, kes töötavad sellises, ütleme otse ära, eks ju, siis pornotööstuses tsensoritena. Need on teatud asju, mis on keelatud, eks ju, seaduse vastased või see firma ise ei taha, et nende jaoks on liiga räige kraam. Ja siis rääkis sellest tööst ja siis ütles ka väite ja see väide oli see, et need inimesed on neil on tõsised trauma või selline. Või nad vajavad ma ei tea mida, abi või. Ühesõnaga, see ei ole ma arvan, et see ei ole õige päris, sest ma ise olen circa 2 aastat oma elus sellist sensori tööd teinud. Ja valdav osa inimestest ikkagi midagi oluliselt haigem või vähem haige kui ülejäänud inimesed ei ole. Ja see põhjus on väga lihtne. Suur osa inimesed, kes seda tööd teeb, on astunud välja inimliigist, ütleme niimoodi. Et nad on omaette liigi esindajad, nad ei näe, et need inimesed, kes tarbivad pornot, oleksid samast liigist, ütleme nii. Ja see on selline kaitserefleks. Samamoodi võib astuda muidu ka välja, ütleme, ja seda on ka tehtud, ütleme, enne internetti ja kaugetele aegedele on sellised siirderiitused, eks ju. Et inimene, kes teeb teatavad riitused läbi, siis on ta kuskil mingis muus grupis, jah. Kui inimene, kes teatavaid riitusi läbi teinud ei ole. Siin tulevad jälle mingisugused varesed kraaksuma. Need künni omad. Nii. Ja siis üks äkki kuskil pöörama ma. Miks siin on nii palju vareseid?
üks selline terve parv, sellised tohutu must parv, nagu oleks mingi Hitchcocki lindude mingisugune film siin. Täitsa. Ja praegu see aeg, kus ei tohiks tegelikult jalutada sellises kohtades, kus on varesed, et see ei ole väga tark mõte. Eriti mina kui endine vareste ohver, eks. Mul on teatav. Ühesõnaga, siirderiitused, jah. Et siirderiitused teed mingi siirderiituse läbi ja siis sa nagu ei ole enam seal grupis, jah. Ja no üks mis on see, et võib-olla torni otsast alla hüpata näiteks, nagu mina, eks ju. Ja siis ongi see, et kui sulle tuleb pakkuma mingit tunnustust, mis on see nõrk koht, eks ju. Minu puhul tuleb pakkuma inimene, kes selle torni otsast alla hüpata ei suuda, siis see tunnustus ei ole midagi väärt. See on lihtsalt nagu mingid helid või mingid sõnad paberil või, aga ta ei ole nagu enam samast liigist inimene. Et selles mõttes see oli nagu minu jaoks suur abi, et küsisin, miks ma hüppasin Macao selle torni otsast alla, eks. Ma sellepärast hüppasingi, et kui sa ikka 200 meetrit langed pea ees asfalti suunas, vaba langemises, eks. Ja see muudab sees. Ja see oli see, et nagu selle iidoliga võidelda. Ja no see ongi, pärast see tekib selline rahunemine ja on palju lihtsam. Aga jah, et kui ma saaksin vahetada ära, siis ma vahetaksin kindlasti 2 viimast ära, et paneksin viimasesse hoopis naudingud, aga noh, see vahetus ei ole minu võimuses. See on juba ette määratud kuidagi ja pole minu võimus. Aga vähemalt mul on hea meel, et esimesed 2, mis ma saan arvuti elimineerida ja mille mõju mulle on väga väike, on need võim ja raha. Ja ma olen kohanud inimesi oma elust, kelle elus on võim väga suure, jälle kraksub siin keegi, mulle ei meeldi üldse see kraksumine. Et ma olen kohanud inimesi, kelle elus on võim väga oluline. Ja no mõnikord on see naeruväärne. Ma toon paar näidet ka oma elust. Esimene on see, et ma jõin oma ülemusega. Jõin kohvi ja selle kohvi joomise ajal ütleb mulle ülemus, et tead, sina teenid rohkem raha kui mina. Ütles siis selle lause, et ta teab, palju ma teenisin ja ta ütles, et sina teenid rohkem kui mina. No mul oli hästi palju boonuseid ja asju. Ja pärast ma hakkasin mõtlema, aga miks tema teeb seda tööd, mida tema teeb, et mis selle mõte on, aga nüüd teda siis võim on ta see nõrk külg, eks ju, ta tahab seda sellepärast teha. Ja mul on ka muid ülemusi, kelle palgad on olnud nagu väga nadid, aga kes nagu väga kaifivad just seda, et nad on ülemused. Ja. Või üks olukord oli veel väga huvitav, mul kunagi minevikus oli selline, et mul oli mõned töökaaslased, kes suhtusid musse, ütleme, mitte kõige ilusamini. Ja kusjuures ma ei olnud midagi neile teinud. Aga siis avaneski võimalus, et siirduda teise osakonda tööle samas firmas, teise allüksusesse. Ja ma osalesin seal konkursil ja sain sinna. Aga see siirdumine ei olnud nagu niimoodi päeva pealt, et okei, sa võidad selle konkursi, sa lähed tööle sinna. Et seal oli väike selline ooteperiood. Anti teada, et ma lahkun sellest osakonnast. Ja selle perioodi jooksul ma pidin nagu selle osakonnas edasi veel töötama. Ja samad inimesed, kes olid nagu hästi, mitte kõige paremini käitusid minuga, olid käitunud enne. Muutusid järsku super sõbralikuks ja väga kenadeks. Ja sellest aru saadavalt, miks sa seda tegid, oli see, et ja võib-olla näevad, et keegi tahab midagi, mis on nende oma, nende arvates. Ja nüüd näevad, et see inimene tegelikult ei taha seda, ta on ohutu ja ollakse kena. Et ta ei ole enam nagu konkurent, eks ju. No ja raha puhul on ka muidugi, et raha puhul on see, et on huvitatud need miraažid, jah. Et mulle meeldib väga vaadata maandumisvideosid. Maandumisvideod on need, kus need lennukid maanduvad, see on näha, mis seal piloodikabiinis sellel ajal toimub. Ja neis näha seda maandumisrada ja väga tore. Maandumisvideod on niimoodi, et igas riigis ei ole neid võimalik teha, mõnes riigis, ütleme, reisilennukitega on need lausa ebaseaduslikud, Ameerika Ühendriikides ei tohi neid teha. Aga on riike, kus tohib. Ja siis Ameerika Ühendriikide lõunanaabri juures näiteks tohib, jah. Ja seal on üks lendur, kelle videosi ma vaatan, kes on väga sõbralik, kes suhtleb minuga ja teistega, kes kommenteerivad seal.
ja tal on palju neid maandumisi kõrbelinnadesse. Ja ma ükskord küsisin, et aga kuidas sa aru saad, et kui sa maandud, kas tegemist on nagu ehtsa maandumisrajaga või äkki on miraažiga, sest miraaž ei ole hallutsinatsioon. Hallutsinatsioon on see, et mina näen, teine ei näe või vastupidi, eks ju. Aga miraaži näeme me kõik, jah. Ja siis ta ütles, et tal on instrumendid, mis ütlevad, et ei ole tegelikult miraaž. Ja ma üks päev istusin bussipeatuses ja suure tee ääres ja must vuras mööda väga palju autosid, üks uhkem kui teine. Ja tekkis selle mõte, et aga kui paljud neist autodest on tegelikult nende inimeste omad, kes nendega sõidavad, jah. Ja ma arvan, et väga väike protsent. See tähendab seda, et kuskil majanduslikul tasemel või kuskil raha tasemel on tegemist miraažiga, see pole ehtne raha, see on laen, jah. Ja siis ma pean nimetlema inimest, kes on ennast teinud laenu orjaks. Kas ma pean kuidagi kadestama, siis vastus on ei pea. Et see on naeruväärne, eks ju. Nii et jah, et raha on selline, ta on kuidagi tore, ta on selline tore tööriist ja niimoodi, aga ütleme, naudinguid ta ei välista. Ta teeb võib-olla, ütleme, kergemaks. Keegi inimene vaatas mind uudisimulikult, see on ka, et kui sa jalutad kuskil ja räägid juttu, siis mõned inimesed vaatavad. Aga sellest peab üle olema. Et jah, et rahaga on nii, et jah, et ta ei välista, raha mitte omamine ei välista naudinguid. Ütleme võib-olla jah, kui sa üldse raha ei ole, siis võib-olla, kuigi olen sellest ka, et kus sa elad, et sellisel juhul ja võib-olla on rohkem naudinguid. Aga ta teeb kergemaks. No kas see on reisimine, eks ju, et kui sul raha eriti ei ole, sa võid ikka kaugetel maada käia, aga sa pead lihtsalt istuma öödleb üleval ja nii, et veri tuleb, ma ei tea, suust välja, otsima need lennupileteid. Ja võib-olla mitte reisima kõige mugavamatel päevadel ja kõige mugavamates oludes, aga sa saad selle reisi ära tehtud, sa saad. Kindlalt. Aga kui sul on, ütleme, palju raha, siis sa võid lihtsalt klikk ja ükskõik, mis see maksab, eks ju, ja sa lähed, eks ju. Et see on selline, ta kergendab, ta teeb asju kergemaks, aga ta ei võta naudinguid maha. Vaat.